Tere kõigile, ilusat esmaspäeva. Mina jälle Kristin Õlvak siin. Ja täna tahaksin rääkida teile ühest väga huvitavast konverentsist, kus ma siis eelmine nädal kolmapäeval käisin. Peaasi nimelt korraldas sellise konverentsi, mida nimetasid nad kasvuruumiks. Ja seal olid koos kõik ettevõtete inimesed, kes oma ettevõttes või organisatsioonis juhivad siis vaimset tervist, et nad nagu toetavad seda oma organisatsioonis ja abistavad, et kõigil oleks hea see vaimne tervis. Ja seal siis said ka need ettevõtted autasud selle eest, et nad on head tööd teinud. Vastavalt siis sellele, kui kaugele keegi oma ettevõttes on jõudnud vaimse tervise valdkonnas. Ja mida ma täna tahaksin jagada, ongi ka sulle enda selliseid nippe ja asju, mis ma siis sealt koha pealt sain. Et inimesed siis seal jagasid, mida nemad siis teevad oma töökohtades ja mis neil on olulised. Samuti käis ka laval rääkimas inimene, kes on mitmeid kordi läbi põlenud just tehnoloogia valdkonnas ja ühesõnaga nad jagasid nagu huvitavaid nippe ja asju, mida saaksid siis ka sina teha, et edendada enda tervist tööl ja seejuures võib-olla võtta just enda kätte ka see, et enda töökohas siis vaimse tervise nii-öelda juht olla, et jah. Peaasi lehelt igal juhul leiad selle kohta, kui sa tahaksid ise seal juhtida ja tahaksid peaasjast abi saada. Siis jaa, aga ma alustaksingi sellest naisest, kes seal laval rääkis enda läbipõlemistest. Tema on siis töötanud väga mitmes ükssarvikus ja ise ka selle juures läbi põlenud ja jälle nagu tagasi tulnud. Ja minu jaoks nagu väga, väga oluline on ka just hoida see kolmnurk, kus on siis magamine, liikumine ja toitumine. Et see kolmnurk oleks paigas, et kui need kolm asja on paigas, siis see on nagu baasvundament, mille pealt hakata juurde looma, et seda hoida. Siis käis laval ka Tiina Saar-Veelmaa, kes on 24 aastat uurinud tööõnne. Ta ise ütles seal lava peal, et olen juba nii kaua uurinud küll, et kuidas ma juba selgeks ei saa. Aga tema energia ja see kohalolu, see, kuidas ta jagas kõike, nagu see oli väga näha, et kuidas inimene teeb väga kirega. Samas ta ütles ka ise, et ta on jõudnud elus ka sinna, et kus siis läbi kire on ka toimunud seda läbipõlemist, et ka seal tuleb tegelikult ennast pidevalt jälgida. Aga huvitav fakt, mis ta tõi välja, oli see, et me ei saa teisi teha õnnelikumaks, kui me ise oleme. Et sellepärast siis alati kõigepealt mina ise ja siis teised minu ümber. Et hästi oluline, et hoida ennast. Tema tõi ka väga laheda fakti välja. Nimelt jagatakse sellist asja, tehakse sellist asja nagu World Happiness Report, millel siis viimane 2025 aasta tähendab siis eelmise aasta raporti kohaselt esimesel kohal on Soome, teisel kohal Taani ja kolmandal kohal Island. Ja Eesti on seal 39. kohal ja tõmbab alla Eestit kõige rohkem see, et üks hinnatavatest punktidest on siis see, et kui palju inimesed omavahel toitu jagavad. Ja eestlased said siis 0 punkti selle eest, et siis igaüks siis ka teaks, et oluline on jagada oma toitu, et see ka teeb õnnelikumaks. Ja tema ütles, et töökohtadel toimivad hästi
need ettevõtted, kus juhtidel on siis olemas endal välised mentorid, kellega nemad saavad arutada teemasid. Et tema leidis, et see on üks väga oluline faktor. Ja tema kõrvale ma võib-olla tooksin kohe Tarmo Petersoni, kes siis on Raski advokaadibüroo juht. Ja tema ettekandest tuli väga selgelt välja, et ettevõte ise ei saa olla vaimse tervise kliinik. Et ettevõte on lihtsalt see koht, kus inimesel on kokkupuude paljude teistega ja sealt on siis see võimalus, et keegi saab märgata ja suunata kedagi. Et sellega ma olen ka tegelikult nõus, et see ettevõte ise ei saa nüüd päris ka vaimse tervise kliinikuks muutuda, et see on nagu liiga palju tahetud. Et see ei ole lihtsalt mõistlik ega ratsionaalne ja et sellisel juhul lihtsalt olla see koht, kus siis saab märgata. Ja väga suur märksõna tema ettekandest ja ka üleüldse kogu sellest üritusest oli see, et usaldus on midagi, läbi mille sa üldse võimaldad inimesel jagada enda päris sisemaailma. Et kui usaldust ei ole, siis sa ei julge ju minna oma juhile ütlema, et kuule, ma ei suuda nii palju tööd teha. Et siis sa kardad, et sind äkki vallandatakse, kui puudub usaldus. Et tegelikult see inimeste hoidmine, mõistmine, kas nende töökoormus on nagu mõistlik, inimeste kuulamine, et kõik on nagu väga olulised faktorid. Ja tema tõi välja ka selle, et juhil peavad kokku käima sõna ja tegu. Et kui juht ütleb midagi, siis tegelikult ta peab nagu tegema ka nii, sest muidu ei tekigi usaldust. Ja nagu vaadates tagasi enda erinevatele töökogemustele, siis alati sa ikkagi ju tahad teha veel rohkem ja nagu tahaksid olla veel tublim, et tegelikult tuleb enda sees ka nagu peegeldada või nagu mõista seda, et kui on juba piisavalt või kui on juba liiga palju, et siis seda jagada. Ja väga hästi toimivad ettevõtetes just sellised üks-ühele kohtumised ja oma juhtidega, ja oluline on, et sa saaksid tegelikult ka seal jagada vabas vormis seda, nagu kuidas sa ennast tegelikult tunned. Liisa Raudsepp Swedbankist jagas, et Swedbank on sellepärast parim tööandja hetkel, et seal kasutatakse 20 aastat juba coachivat juhtimisstiili. Et just, et keegi ei ütle ette midagi, vaid ta nagu suunab küsimustega, see coachiv juhtimisstiil suunab sind küsimustega aru saamaks, mida sina tegelikult tahad. Et vaata seda esimest osa, kui ma rääkisin just sellest, et vaata just seda, et mida sina tegelikult tahad ja seal ma rääkisin sellest veel pikemalt. Mida veel põnevat siit välja tuua? Rääkis ka siis Kristel Kiens, spordipsühholoogia doktor ja tema ütles, et oluline on tegelikult, ta tõi siis sellise nii-öelda ringi, kus siis on organisatsiooni kliima ja normid, juhtimiskultuur, töötajate vastutus ja suhtluskliima ja normid. Et ta ütles, et kõik need 4 on omavahel tugevalt läbi põimunud nagu üks organism, et sa ei saa nii, et sa tegeled ainult ühe teemaga ja teistega ei tegele. Et võib-olla praegusel ajal pannakse väga palju rõhku just töötajate vastutusele,
aga sellega sa ei lahenda nagu seda muret ära, et tegelikult võiks tegeleda ka organisatsiooni kliima ja normidega, juhtimiskultuuriga ja suhtluskliima ja normidega. Ja tema tõi välja, et olulisemaid on vaimse tervise juures töökohal stressitase, enesetõhusus, et kui palju sa saad nagu ennast seal teostada üldse, et kui palju sulle antakse ruumi teha otsuseid, seotus, siis ka teiste töötajatega, autonoomia ja suhtlus. Et sellised faktid. Ja veel, mis mulle endale jäi kõlama, oli see, et tuleb enne paika panna see iseenda miks ja selle nagu, et miks see ettevõte just seda asja teeb. Et toodi siis üks näide, kus oli telefonioperaator, kes siis pidi, tegelikult oligi siis nagu telefonidele vastavad inimesed, siis seal oli üks, ma ei tea, suur 20 inimest võib-olla, aga terve päev oli nagu mitusada kõne pidevalt ootel. Kõik need inimesed, kes telefoni taga vastasid inimestele, tundsid ennast väga stressis ja justkui kõik näitajad, mille järgi neid hinnati, olid nagu halvad, sellepärast et ikkagi oli nii palju inimesi ootel. See juht ütles, et las minu vastutada olla siis need KPI-d või need näitajad, aga teie vastutada on see inimene, kes sul parasjagu on telefoni otsas, et tegele selle praeguse hetkega ja samal ajal ütles, et seda kõike toetas väga hästi see, et kõik ta oma inimesi oli koolitanud ja kõik teadsid, miks nad üldse seda teevad. Et see kogu ettevõte, miks oli väga paigas ja tänu sellele see toetas nagu väga hästi ka väga raskes olukorras. Ja et kui sa saad millessegi oma ettevõttes raha panna, siis ei piisa lihtsalt ka, et ma ostan see aasta, ma ei tea, 4 vaimse tervise koolitust sisse, vaid tegelikult oleks, mis seal soovitati siis, et teha pigem nagu pisemaid ampse, aga teha nagu järjepidevalt ja väikeste vahedega, et kas või teha näiteks mõni töötuba, kus näiteks mina enda kolleegidega, mis me tegime, oli, et igaüks sai kirjutada, Zoomi teel oli siis kõne meil, sai kirjutada ideid, mida tema teeb oma vaimse tervise hoidmiseks, et siis sealt sai igast nagu ägedaid uusi mõtteid juurde, mida teised said siis endal praktikasse panna. Mapri ehitusest oli seal konverentsil üks näide, et ühed olid jaganud siis ära tiimideks ja siis iga tiim pidi tegema mingil vaimse tervise teemal video. Nad said nagu tiimitööd teha ja vaimse tervise teemaks oli näiteks liikumine üks ja siis video oli väga lahe, kus siis kõik need tiimiliikmed järjest seal erinevalt nagu liikusid, et et neid ideid on erinevaid, et oluline on märgata enda ümber inimesi, hoida usaldust ja teada, miks ja teada ka seda, et aeg võrdub siis ka väärtus, et see on ka, ma arvan, hästi-hästi, mida me kõik justkui nagu teame, aga samal ajal seda nagu uuesti vaadata, et toodi veel siis ka näide seal hiljem, kui arutasime, et need nutiseadmed on olnud väga sellised endasse haaravad ja väga palju aega kulutatakse nendes, aga tegelikult see on ju sinu enda aeg, mida sa sinna nagu kulutad, et see aeg ongi kõige suurem väärtus. Jah, igal juhul, kui sul on veel mõtteid, siis võid siia alla kohe kommenteerida. Nagu ikka, like'i ja subscribe'i ja ootan väga sind ka teraapiatesse, et sel kolmapäeval on veel 2 vaba aega, nii et oled väga-väga oodatud ja siin
Pääskülas, kus ma praegu ka olen, on tõesti super energia ja saame siin vabastada kõik, mis sa soovid ja vaadata üle su teemad vastavalt sinu vajadusele. jah, okei. Aga tänud kuulamast ja loodan, et kohtume juba peagi.